Nad tahavad kõrvaldada USA juhi, mind. USA president Donald Trump teatas hiljem, lisades: ma olen igas nimekirjas. Ma nägin seda täna hommikul. Ma olen igas nende nimekirjas. Ja siiani olen vist natuke õnnelik olnud. Aga võib-olla see ei kesta väga kaua. Mis ajendas seda avaldust? Iraan üritas Trumpi mõrvata. Kui Trump viibis Ankaras, Türgis, kus ta kohtus NATO juhtidega, küpses Teheraani kõige süngemates sügavustes vandenõu. See oli võimalus hävitada Air Force One ja kõrvaldada Trump mängust. Kuid USA nurjas vandenõu ühe nutika käiguga. Ja see, mis järgnes, alandas Iraani ning õpetas režiimile lihtsa õppetunni. Tee rumalaid valikuid ja saad rumalaid tagajärgi. Kõik algas Ankaras, kuhu Trump lendas, et osaleda NATO tippkohtumisel, kus olid kohal liidrid kõigist NATO liikmesriikidest. See kogunemine pidi olema võimalus nendele liidritele luua tugevamaid sidemeid ja arutada, mida tuleb teha kasvavate ohtude vastu kogu maailmas, sealhulgas Venemaal ja Pärsia lahe piirkonnas. Kuid kulisside taga juhtus midagi kummalist. Trump oli lennanud Ankarasse uue Air Force One'i versiooniga, mille Katar kinkis USA-le. See lennuk oli juba vastuoluline. Trump on pidanud tagasi lükkama süüdistusi, et lennuk oli kingitus talle, mitte USA-le. Lisaks kulub lennuki varustamiseks kogu kaitsetehnikaga, mis on eelmisel Air Force One'il veel aega. Täiendavad uuendused ja täiustused on plaanis sügisel, ütleb Valge Maja pressiesindaja Caroline Levitt. Aga need pole veel paigas ja see võib olla põhjus, miks Trump tegi Ankaras kummalise otsuse. Kuigi Trump lendas Ankarasse Katari lennukiga, tegi ta vähemalt osa tagasiteest koju vanema Air Force One'i versiooniga, mida see uus lennuk peaks asendama. Trump oli tolla aja muredu. Kui temalt küsiti, miks ta lennukit vahetas, vastas ta lihtsalt, et tahtis vana aja mälestuseks teise lennukiga lennata. Aga Trump varjas midagi. Lennukit vahetati hoopis palju kaalukamal põhjusel. Iraan üritas Trumpi tappa. Ja oma prokside kaudu arvas Iraani režiim, et tal on ideaalne võimalus Ameerika president kõrvaldada. See on öeldud New York Timesi jahmatavas 24. juuli raportis, mille kohaselt oli Trump sunnitud usutava, tekkiva ohu tõttu ootamatult lennukit vahetama. Iraani proksijõud sihtisid aktiivselt teda ja Air Force One'i. See jättis salateenistusele olulise otsuse teha. Kas nad lubaksid Trumpil kasutada Katari lennukit, teades, et see ei ole piisavalt varustatud, et usaldusväärselt ohuga toime tulla? Või peaks salateenistus viima Trumpi üle vanemale Air Force One'ile, millel on kõik kaitsemeetmed olemas? Salateenistus valis viimase variandi. Ja just nii jäi Iraan häbisse, kui nende suured mõrvaplaanid lagunesid koost. Me ei tea palju selle mõrvaplaani kohta, mis pole üllatav. Iraan ei kavatse kindlasti täpselt avalikustada, kuidas ta tahab Donald Trumpi mängust välja lüüa. Ja USA on detailidega ettevaatlik, sest ei taha Iraanile liiga palju paljastada sellest, kui palju ta tegelikult teab. Küll aga teame, et selle mõrvakatsega seotud proksijõud ei sihtinud otseselt Katari lennukit, kuigi see lennuk andis neile võimaluse rünnakuks. Nad tahtsid tabada Trumpi ja ükskõik millist lennukit, millega ta tol hetkel reisis. Lisaks sellele on Valge Maja öelnud vähe, ametlikku briifingut pole ajakirjandusele antud, ning ajaleht New York Times paljastab, et isegi kongressi ja administratsiooni võtmetegelastele ei antud muud teavet peale selle, et vahetus oli ettevaatusabinõu. See oli veel pehmelt öeldud. Trumpi elu oli ohus ja salateenistus pidi tegutsema. Üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et Iraan pole kõhelnud Trumpi vastu tapmisähvardusi teha. Riigi praegune ülemjuht Mojtaba Khamenei avaldas pärast atentaatikatset X-is huvitava avalduse, öeldes: me tõotame sinu puhta vere ja nende 2 hiljutise sõja kõigi märtrite vere eest kätte maksta neile kuritegelikele, häbiväärsetele mõrvaritele. Seda kättemaksu nõuab meie rahvas ja see peab kindlasti saama teoks. Noorem Khamenei soovib selgelt kätte maksta oma isa, Ali Khamenei surma eest. Operatsiooni Epic Fury algfaasis ja kui ülemjuht seda nõuab, peab Iraani revolutsiooniline kaardivägi selle ellu viima. Trump ise on juba ammu väitnud, et on Iraani režiimi sihtmärkide nimekirjas, nagu nägite ka video alguses olnud tsitaadist. Ja Iraan on varemgi midagi sellist proovinud. Juba. 2024 aastal paljastati 2 Iraaniga seotud vandenõud Trumpi elu vastu. Ajakiri Time teatab. Esimene, mis tuli päevavalgele. 2024 aasta juulis hõlmas Pakistani meest nimega Asif Merchant, kes arreteeriti vandenõu eest tappa mitu USA poliitikut, nende seas ka Trump. Hiljem samal aastal arreteeriti Farhad Shakeri, kes on Afganistani kodanik, kuna väidetavalt suunas Iraani valitsus teda koostama mõrvaplaani Trumpi tapmiseks. Isegi praegu tulevad ähvardused endiselt ning need ei ole suunatud ainult Trumpile. 28. juulil teatas Independent, et Iraan on avaldanud muret tekitava video pealkirjaga Kus Melaniat tappa, mis näitab esileedi autokolonni sõitmas läbi New Yorgi ning kutsub vabadusvõitlejaid teda ründama. Isegi Trumpi poeg Barron ole ähvardustest pääsenud. Video lõpus öeldakse: Barron Trump, oota meid.
Kui sa mõtled, kui tõsine oli Trumpile Ankaras esitatud oht, siis saab olla ainult üks vastus. Tõsine. Iraani režiim teeb väga selgeks, et Trumpi ja tema pereliikmete tapmine on nende päevakorras kõrgel kohal. Mis puudutab seda, kuidas Iraan oleks seda teinud, siis vihje proksidele on väga paljastav. Iraan ei taha Trumpi otseselt kõrvaldada. Nad teavad, et ametis oleva USA presidendi tapmine ja selle eest otsese vastutuse võtmine tooks kaasa tohutuid tagajärgi ja võiks isegi viia 5. artikli käivitamiseni, mis tooks sõtta Pärsia lahe piirkonnas kaasa 10 teisi riike. Seega Iraan tahab kasutada käsilasrühmitusi, Iraanist väljaspool tegutsevaid relvarühmitusi, kuigi neid rahastab ja varustab režiim, mis võimaldab neil rünnakuid korraldada ning annab Iraani režiimile usutava eitamise võimaluse. Kõige tõenäolisem rünnakusuund oleks IRGC Qudsi väe kaudu, mida Välissuhete nõukogu kirjeldab kui ekspeditsiooniharu, mis teeb koostööd Iraani erinevate piirkondlike relvarühmitustega. Just Qudsi vägi koordineerib tegevust selliste rühmitustega nagu Hamas, Houthid ja Hezbollah, suunates relvi nendele rühmitustele ja edastades ülemjuhi juhiseid selle kohta, mida Iraan soovib, et need rühmitused teeksid. Qudsi vägi ei ole mingi väike rühm. Spetsialiseerudes luuretööle ja salasepitsustele, selles rühmas on umbes 15 000 liiget ja sellel on pikk ajalugu mõrvade korraldamisel Iraani režiimi nimel. Kui Iraanis puhkesid protestid 2025 aasta lõpus ja 2026 aasta alguses, Iraan Internatsionaali andmetel oli just Qudsi vägi see, kes juhtis mitme võtmeprotesti ja mõrvamist, et tekitada ridades kaost. Qudsi vägi juhtis ka 2011 aasta vandenõud, mille eesmärk oli tappa Saudi Araabia suursaadik USA's Adel al-Jabayer, kasutades mõrva läbiviimiseks Mehhiko narkokartelli. Iga kord, kui Iraan soovib segadust külvata, leitakse sageli Qudsi väe jälgi. Ja aastakümnete pikkuse kogemusega on tõenäoline, et Qudsi vägi püüdis mobiliseerida võitlejaid Türgis või mõnes lähiriigis, et korraldada rünnak Air Force One'i vastu. Teades ohu ulatust, otsustas salateenistus lennukit vahetada ja siin on põhjus. Katari lennukil, mida nüüd kasutatakse Air Force One'ina, puuduvad paljud kaitsemeetmed, mis olid eelmisel versioonil olemas. New York Times avaldas selle 9. juuli artiklis, kus öeldi, et mitmed ametnikud ütlesid väljaandele, et Katari lennukil ei ole samu raketitõrjevõimekusi nagu vanal Air Force One'il. 2025 aastal tõstatati küsimusi Katari lennukil tehtava töö kohta ja selle kohta, kas sellest piisab vajaliku turvalisuse tagamiseks. Valge Maja kommunikatsioonidirektor Steven Chungilt küsiti nende meetmete kohta pärast Trumpi lennuki vahetust. Ta vastas, uus Air Force One on tipptasemel lennuk, millele on paigaldatud kõrgetasemelised turvaprotokollid, mis tagavad presidendi ja tema töötajate ohutuse. Nagu president on hiljuti öelnud, on Ameerikal palju vaenlasi, kes on tema vastu sihiku seadnud ning me kasutame kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid nende ohtude tõrjumiseks. See avaldus ei avalda kuigi palju, kuid kehtivad turvaprotokollid ei ole selgelt sellel tasemel, mis oleks vajalik presidendi elu kaitsmiseks. Võrrelge seda varasema Air Force One'i versiooniga. Me teame kindlalt, et sellel vanemal lennukil on rida vastumeetmeid, mis on mõeldud tõrjuma just sellist õhurünnakut, mida Iraan ja selle käsilased tõenäoliselt kavandasid. Paljud neist vastumeetmetest on ilmselgetel põhjustel salastatud. Siiski teame, et vanem Air Force One sisaldab elektroonilise sõjapidamise süsteeme rakettide kõrvalejuhtimiseks, õhutõrjerakettide vastast tehnoloogiat ja on isegi võimeline toime tulema elektromagnetilise impulsi käivitamisega õhus olles. Simple Flying lisab, et lennukil on infrapuna vastumeetmed, mida kasutatakse rakettide kõrvalejuhtimiseks, sealhulgas mitu. Anal Q204 Matadori segajat. Lisage sellele võime hoida kambüüsides kuni 2000 teinet ja õhus tankimise võimalus ning teil on lennuk, mis on loodud pikaks ajaks õhku jääma, samal ajal end ohtude eest kaitstes. Tõsisematel juhtudel saadavad USA hävituslennukid Air Force One'i kõrvale, kuigi tundub ebatõenäoline, et neid kasutati Ankaras. Seda kõike arvesse võttes on ilmne, miks salateenistus otsustas, et Trump vahetab oma lennukid. Aga see, mis järgnes, oli veelgi šokeerivam. Selle atentaati katse ajastus on võtmetähtsusega ja kohe saad teada miks. Kõigepealt, see on meeldetuletus, et vaatad sõjasaadet. Me toome sinuni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad, nii et vajuta telli ja lülita teavitused sisse, kui tahad olla teistest sammu võrra ees. Tuleme tagasi Ankara tippkohtumise juurde. See kohtumine toimus 7. kuni 8. juulini. Kas sa mäletad, mis veel neil kuupäevadel juhtus? USA alustas Iraanis uut õhurünnakute vooru. Kuigi Donald Trump väitis, et see rünnakute voor algas kättemaksuna Iraani poolt Hormuzi väinas kaubalaevade pommitamise eest, siis ajakava langeb peaaegu ideaalselt kokku. 8. juuli oli peaaegu 2 nädalat kestnud Iraani vastaste rünnakute teine päev. See rünnakute teine päev oli ühtlasi ka Ankara tippkohtumise teine päev ja tõenäoliselt oli Trump selleks ajaks juba saanud teate tema elule osutatud ohust. Ainult. 8. juulil tulistasid USA rakette ja pomme Iraani sadamalinna Bandar Abbasi pihta, kus asub Iraani mereväebaas. Samuti lõunaranikulinna Siriki ja Bushehri provintsi pihta, kus asub Iraani suur tuumaelektrijaamade kompleks. See oli kättemaks,
täpselt nagu Trump ütles, kuid võib-olla mitte selle eest, mis toimus Hormuzi väinas. Trump võis võtta ähvardust oma elule isiklikult. Samuti pidas ta seda Iraani katseks taas alustada konflikti, millel oli juba mitu kuud kehtinud ebakindel vaherahu. Käsilased võivad põrgusse minna. USA teab, et Iraan on nende rühmituste taga ja vastas atentaadikatsele õhurünnakutega, andes Iraanile olulise õppetunni, et karu ei tasu torkida. Lihtsalt ära tee seda, Iraan. Isegi vihje sellele, et soovid Donald Trumpi mõrvata on piisav, et kogu riigis pahameele tormi vallandada. 13 päeva kestnud rünnakud, mis järgnesid Iraani atentaatkatsele, on nüüdseks justkui lõppenud. 26. juuli tähistas 3. päeva hapra relvarahu kehtestamisest, mis võimaldab USA'l ja Iraanil läbirääkimisi uuesti alustada. See ei tähenda, et USA oleks valmis andestama ja unustama, nagu suursaadik Mike Waltz 26. juulil ütleb, me näeme seda lähimate päevade jooksul, kuid ärgu olgu kahtlust. Täiendavad sõjalised jõud liiguvad piirkonda. Režiim peaks uskuma presidenti, kui ta ütleb, et nad on valmis tegutsema ja kõik võimalused on laual. Teisisõnu, 13 järjestikust päeva kestnud rünnakud vastuseks Iraani mõrvakatsele olid vaid hoiatus. Kui režiim läheb jälle üle piiri või üritab Trumpile kahju teha, on järgmine rünnakute laine veelgi laastavam. Siiski, praegu kehtib vaherahu. Iraani tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Hossein Khamenei-Pour tähistas isegi vaherahu esimest päeva sotsiaalmeedias tehtud postitusega, kus ta ütles, tundub, et meie kallil Iraanil oli eile öösel rahulik öö ja ühtegi tema kehaosa ei tabatud ega löödud. Iraani keha on puutumatu. Iraani pea on terve. Isegi Trump näib olevat otsustanud läbirääkimised uuesti õigesse rööpasse suunata, hoolimata sellest, mis temaga peaaegu juhtus. Trump tahab edasi liikuda ja kokkuleppe saavutada. 28. juulil teatas Al Jazeera, et USA president ütles, et Washington ja Iraan pidasid väga sõbralikke läbirääkimisi pärast sõjaliste rünnakute peatamist, lisades, et esimest korda nädalate jooksul on hea võimalus läbirääkimistes tõelise edasimineku saavutamiseks. Nii et laev on taas õigel kursil. Kõik on jälle õigel teel. Ainus asi, mis võiks selle uue relvarahu lõpetada, on see, kui Iraan teeb midagi rumalat. Näiteks korraldab salajase rünnaku USA sõjaväebaasi vastu Pärsia lahe piirkonnas. Anname sulle 3 katset, et ära arvata, mida Iraan just tegi. Naeruväärse sammuga, mis näib olevat tehtud selleks, et nurjata hästi kulgenud läbirääkimised isegi pärast atentaadikatset. Iraan alustas 28. juuli õhtul ootamatu rünnaku USA vägede vastu. 4 ballistilist raketti lasti välja USA baasi pihta Jordaanias, teatas USA keskväe juhatus. Ja kuigi kõik raketid näisid olevat alla tulistatud, lisas keskväe juhatus, et põhjendamatud rünnakud USA vägede vastu ei olnud edukad. Need rünnakud tähendavad, et sõda, mis näis vaibuvat, on taas eskaleerunud. Uudised neist rünnakutest jõudsid avalikkuseni selle video tootmise ajal. Selleks ajaks, kui sina seda vaatad, võib USA olla juba vastanud omapoolsete rünnakutega, lõpetades viimase katse relvarahuks. Trump oli kohtunud Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga Valges Majas vaid mõned tunnid enne seda, kui Iraan alustas oma salajast rünnakut, mis võib anda vihje Iraani motiivide kohta. See ei pruugi olla mõrvaplaan, kuid me oleme valmis kihla vedama, et USA soovib kättemaksu. Täpselt nagu pärast seda, kui nad nurjasid Iraani katsed Air Force One'i hävitada. Naastes atentaadikatse juurde ei ole USA seda asja sinna paika jätnud. Lisaks sellele, et USA alustas vastuseks päevi kestnud rünnakuid Iraani vastu, on USA võimud alustanud ka atentaadikatse uurimist. Siiski ei paista see uurimine olevat keskendunud Iraanile. Selle asemel otsivad FBI agendid aktiivselt teavet valitsusametnikelt, uurides võimalust, et lekkest võis saada Iraanile ajendi üritada Trumpi tappa. 15. juuli raportis avaldas New York Times, et FBI agendid rääkisid mitme inimesega, kes lendasid Katari Air Force One'i pardal Ankaras ning on isegi palunud mõnel neist ametnikest oma telefonid üle anda, et FBI saaks neid võimaliku lekketõendi leidmiseks kontrollida. Üks uurimisega kursis olev ametnik, kes rääkis New York Timesile anonüümsuse tingimusel, ütles, et uurijad on püüdnud ühendust võtta ka Trumpiga koos reisinud salateenistuse agentidega. Need ametnikud on kõik välised päringud suunanud oma advokaatidele vastavalt salateenistuse juhtkonna juhistele. Kuid nüüd tuleb esitada küsimus, kas see on lihtsalt tavapärane protseduur või usub FBI, et mõni salateenistuse liige võis lekkida teavet Iraanile ja selle käsilastele. Trumpi administratsioon on samuti võtnud huvitava lähenemise mõrvakatse järgsele olukorrale. Osa oma kollektiivsest raevust on suunatud New York Timesi ajakirjanike vastu, kes olid nende seas, kes teatasid turvaprobleemidest, mis olid seotud Katari Air Force One'iga, mida me mainisime. Seda uurimist juhib FBI direktor Kash Patel, mis viitab sellele, et Trumpi administratsioon usub, et kogu Air Force One'i puudutavat kajastust tuleb jälgimise alla võtta, et mitte anda vaenlasele vihjeid võimalike nõrkuste kohta. See täiendav uurimine tekitab küsimusi ajakirjandusvabaduse kohta ning sunnib meid esitama ilmse küsimuse. Kui Valge Maja teadis, et Katari Air Force One ei olnud veel valmis, siis miks seda kasutati? Me ei pruugi sellele küsimusele kunagi vastust saada, kuid praegu on Trump ohutus. Vana Air Force One tegi seda, milleks ta oli alati loodud, ja Iraani katsed mõrvata käsilaste kaudu ebaõnnestusid. Siiski pole konflikt Pärsia lahes kaugeltki läbi.
Iraani üllatusrünnak Jordaanias on vaid mõnepäevase rahu järel sõja taas süüdanud. tulemas on veelgi rohkem. Rohkem rünnakuid Iraanis, rohkem Iraani vastuseid ja võib-olla isegi rohkem atentaadikatseid Trumpi vastu. Iraani režiim võis seekord olla alandatud, kuid see ei tähenda, et nad ei prooviks uuesti, kui võimalus avaneb. Kui Iraan jätkab oma õnne proovile panekut, võib USA lõpuks teha mõeldamatu ja alustada täiemahulist maismaa sissetungi. See võimalus on USA jaoks endiselt olemas, kuid asja kulgeks. Ja kas see läheks nii, nagu Ameerika soovib? Neile ja teistele küsimustele vastame oma videos, kus arutame üht võimalikku sissetungi stsenaariumi. Vaadake seda, et rohkem teada saada ja ärge unustage tellida sõjasaadet, kus kajastame viimaseid arenguid USA ja Iraani vahelises sõjas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!